Ma muidu ei ole väga inimene, kes uudiseid kuulaks või vaataks. Kui see ei ole just mingi maailma hõlvav info või YouTube draama, siis mind lihtsalt väga ei huvita. Aga tegelikult hiljuti üks artikkel küll võttis mu tähelepanu. Nimelt see Radari saade nimega Ropustest kubisev Eesti laste lemmikmäng Grotoopia. Võta paljaks end. Teeme lapse. Kus sa elad muidu? No aga teeme seksi. Ossa poiss. Daamid ja härrad, me vist leidsime jackpoti. Võta riided ära. No offense kellelegi. Aga need ei oleks saanud enam halvema häälega inimest valida sellele kõigele peale lugema. Need kriminaalselt nilbed sõnumid saadeti arvutimängu Grotoopia kasutajale nimega Kiisuke 929. 2 ahistajat said ainult innustust juurde, kui Kiisuke 929 kirjutas neile korduvalt, et ta on vaid 11-aastane. Okei, no lihtsalt kokkuvõttes siis tehti väga suur diil sellest, et Grotoopiast leiti väidetavad mingid pedofiilid. Aga kuna kellelgi pole mingit tõestust, siis nad võivad sama hästi olla mingid väiksed lapsed, kes on omast arust nii räme naljakad. Ainuke asi, mis seda veits ära reedab, on nende väga järsk sõnavara. Las ma toon näiteks mõned väga ilusad fraasid siit tekstist. Lükkan munad sappa sulle või siis näiteks ära pane tähele, mul juba roostetab. See emakeel on ikka nii ilus. Et noh, et kas sa võõrtlokki tahad? Siis ikka, noh, et tahaks küll, et vaja on. Ja siis tule seksi orgiale. Ja siis ongi, et võta riided lahti. Okei, mis mind häärib nagu selle juures on see, et oletame, et nad on päris pedofiilid. Ma saan aru, et teda nagu ahvadleb see idee, et 11-aastane mingi paljana. Aga nahui ta tahab, et see Grotoopia tegelane endal riided ära võtaks. Kas sa nagu oled näinud, millised nad välja näevad? Kui see asi sul verevardasse lükkab, siis ma ei taha teada, mis muud fetišid sul veel olla võivad. Mis nagu peale seda, kui see Grotoopia tegelane paljaks võttis, see pedofiil oli nagu see on nii kuum, see on aga see teine asi, mis mõttesse tuli, oli see, et nagu see naine, keda siis tegelikult ahistada üritati. Ta nagu catfishis ennast 11-aastaseks tüdrukuks. Mis padas võimab kattelt? Mul küsimus, kes päriselt siin see pedofiil oli? Ma jätan lingi descriptionisse, te võite kogu saate läbi vaadata, nii cringe kui see ka poleks. Nagu kõik see point, mida see öelda tegelikult tahab, ma mõistan seda. Aga samas see meenutas kõiki neid kohutavaid aega, kui mina veel Grotoopiat mängisin. Ja isegi mina mängisin seda mängu kunagi. Ja nagu nii palju, kui ma mäletan sellest, siis see on üks kõige kohutavamaid kommuune, mida ma eales näinud olen. Mingi hasartmängudest, küberkiusamiseni, VL-idest, skämmimisest, viirust jagamisele. Ja nüüd on mingid pedofiilid ka siin meil. Mul täitsa tekkis huvi minna tagasi ja vaadata, mida kõike sealt veel leida võib. Nii et täna me läheme Grotoopiasse. Ma väga vabandan kõige eest, mida te kohe näete. No, Grotoopia kunagi. Läbi mingi skeemitamise ma sain täitsa meelitava välimuse oma Grotoopia tegelasele. See kombo siin on põhimõtteliselt perfektne setup sellele, mida me teha üritame siin. Mu kallis Discordi server varustas mind mõndade Grotoopia maailmatega, mis on väidetavalt päris populaarsed eestlaste seas, nii et lähme vaatame neid essan üle. Kui näiteks selline maailm nimega armastus, enam perfektsemaks minna ei saa, ne? Nii, okei, vaatame, mis siin maailmas toimub siis. Siin essa reegel on, et ei räägi seksuaalselt. Ma ei tea, vaatab seda. Siin on eraldi koht, esimesed kohtingud. Okei, siin. Vaata, kui palju inimesi siin on. Kuule, davai, siit leiab küll kellegi. Okei, ma alustan rahulikult. Ma küsin, kas keegi tahab mu sõber olla algul. Ja kõik lihtsalt ignovad mind. Väga lahe, väga lahe. Kas sa tahaksid mu sõber olla? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Come on! Miks nii fucking raske peab olema? Kes oleks võinud arvata, et Grotoopias sebid inimesi on veel raskem kui päriselus? Naised meil näkkas! Fuck ja meie S-offer on olemas. Tüül pole oma maailma. Okei, me peame kuhugi privaatsesse kohta saama. Okei, ta on siin. Okei, nüüd me ei tohi midagi perse keerata. Okei, essad edusammud on tehtud, me peame rahulikult edasi liikuma. No, te teate küll seda vanasõna, et kes aeglaselt sõuab, see Grotoopias armastuses kaugele jõuab. Ma lihtsalt pean teesklema, et mul oleks nagu lõbustaga mängida praegu. Aga ma ei tea, ma ehitan siia mingi magamistoa, et seda atmosfääri anda. Mul isegi mingi südametega blokid, see on nii armas. Ta just ütles, et ma olen nii kuum või? Kuule, see mees täitsa tahab mind. Okei, mis ma ikka jokutan, ma lihtsalt küsin selle asja ära. Aga ma olen kõik või mitte midagi. Yes! Fuck yeah! Janar saab nikku täna. Grotoopias saab nikku täna. Oh my god, see toimub. Mida ma teen oma eluga? Mida munni? You took my dirt, what are you, an excavator? I should just call Seth, have him send the Dominator. I had just 5 dirts and you had to take 3. Didn't see you switch, cause
I had to